Keskmine alates 15-aastane isik tarbib aastas 10,7 liitrit absoluutalkoholi. See tähendab, et ta tarvitab nädalas pool liitrit viina või 2,5 liitrit veini. Seda näitavad värske analüüsi tulemused. Ma olen tulnud siia Lasnamäele Virbi Maxima juurde ja mu paremal käel on siin ka Rakses ning mu selja taga on veel paar toidupoodi ja veel üks Rakses, mis tähendab seda, et need siin lähedal elavad inimesed saavad iga nurga pealt soetada endale alkoholi. Alkoholi kättesaadavus on niivõrd lihtsaks tehtud, et ligi 90% inimestest jõuab vähem kui 10 minutiga kodust alkoholi müügipunkti. Võrreldes 2024. aasta netopalgaga on võimalik osta 27 liitrit rohkem viina ja 88 liitrit rohkem õlut. Selle taustal pole ime, et alkoholi arengusuundade dokumendis selgub, et alkoholi tarbimine on üüratu. Ja kuigi noorte alkoholi tarbimine on languses, siis noorte naiste seas on alkoholi joomine tõusutrendis. Viinapudel on tänapäeval palju kiiremini ja lihtsamini kättesaadav kui päästeteenus, et võib-olla need prioriteedid on natukene paigast ära ja kui arvestada seda, et iga päev peab politsei, kiirabi, pääste tegelema nende väljakutsetega, mis on alkoholi liigtarvitamisega seotud, kus tulemuseks on vägivald, tervisekahjustused, vara hävimine, et ma arvan, et ei saa öelda, et tegu oleks küsimusega, millega ei pea tegelema, kindlasti peab tegelema. Aastal 2025 uppus 30 inimest, kellest ligi 70% olid alkoholijoobes või oli alus seda kahtlustada. Sellel aastal on olnud 67 liiklusõnnetust, kus üks liiklejatest on olnud alkoholijoobes. Inimesed peaksidki aru saama, et kui tarvitatakse alkoholi, siis rooli ei minda. Et see on puhtalt inimestes endas kinni, et politsei igale poole kätte ette panema ei jõua. Ja kui sõpruskonnas märkate, et keegi on ei ole võimeline sõitma ja tahab sõitma minna, siis kui ise takistada ei suuda, siis tuleb teavitada politseid. Igasugune samm, mis vähendaks seda, et inimesed satuvad joobes seisundis autorooli, on tervitatav. Kuigi valitsuses veel arutatud pole, siis edasine alkoholi arengusuundade plaan on paigas. See näeb ette alkoholi kättesaadavuse vähendamist, hinna tõstmist, ravi kättesaadavuse tagamist ning teadlikkuse suurendamist alkoholi tarvitamisega seotud terviseriskidest. Oodatav tulemus on see, et liigtarbimist oleks vähem. Keegi ei tule, ma arvan, et keegi ei taha tekitada seda olukorda, et keegi tuleks ja hakkaks kellegi veiniklaasi sisse vaatama, et kas ta liiga palju valab sinna või mitte, aga need murekohad on tegelikult natukene mujal, et nad ei ole sellistes veinimekkijate harjumustes kinni.